Restoran Kasekesega seotud mälestusi on jagada paljudel tartlastel. Nii nendel, kes toona Tähe tänaval asuvat maja külastasid, kui ka nendel, kes seal töötades kustumatuid mälestusi kogusid. No võt, oma kohta kiidad, eks ju, aga minu arust oli see üks kuumemaid kohti. See Bermuda kolmnurk, Volga Kaunas ja Kaseke, vahepeal jäi siis Tarvas. No eks need kõik on käidud, aga ma ei tea, minu arust oli Kasekene ikka üks vähemalt võrdväärselt kuum koht nendega. Omal ajal oli meelelahutusasutuste palgal üks kindel majabänd, mille liikmete ülesandeks iga õhtune rahva meelelahutamine. Kirjanik ja muusik Heiki Vilep töötas Kasekese majabändi trummarina aastatel 1985 kuni 1991. See on üks terve ajajärk kohe. Et ma olin kohe just sõjaväest tulnud ja natuke aega vaba mees ja nagu see oli nagu pool kodu juba. Ma elasin siin samas kõrval, siis oli nagu rohkem aega, võib-olla oli mõnikord sääl isegi veedetud. Viimati käis mees ruumides 27 aastat tagasi. Endine hiilgus on küll kadunud, kuid äratundmisrõõmu jätkus sellegi poolest. Mis see kammu ju oli? Lahe. See on baaritamm käis seal. See on saal. Lava oli seal. Mina mängisin, vahepeal mängisin seal trummi, siis mängisin siinkohal klavkat, vahepeal mängisin siinkohal bassi. See on nüüd see lava siis, jah. Ja siit lava pealt on nii mõnigi alla kukkunud, ta oli päris kõrge. See on see väikene pikk saal, kuhu käisid Tartu pillimehed kokku. See oli pikk laud. Kahel pool istuti, vahetati muljeid, võeti napsu, see oli üks lõbus koht. Mis see meelisjook võib-olla või napsid paarist oli? Ma ei tea, pillimehed ja kõik Vana-Tallinnat ja isegi lõunamaist ja magusaid asju. Kanged likööre ja muidugi viina. Viin läks kõikidel aegadel läinud ja läheb edaspidi ka. Aga kleepsu ja ei tea, pillimehed jäid miski pärast. Väga paljud. Mälestused on helged, kuid hetkeolukord nukker. Restorani interjöörist on säilinud veel vaid seinamosaiik Tartu sümbolitega. Ka maja ise on oma aja ära elanud ning kaob õige pea ajalukku. Tartu linn on kehtestanud detailplaneeringu, mis näeb asendusena 4-korruselist elumaja. Hoone omanikfirma OÜ Kangestein pole veel täpselt paika pannud, mis kinnistule ehitatakse, kuid vana hoone läheb lammutamisele tõenäoliselt kevade hakul. Oi, nostalgia. Tõeline nostalgia. Ma ei uskunud, et ma üldse satun enam siia majja. Kunagi.